Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Oleme ehk elus näinud, kui raske on kahel kaua aega üksi elanud inimesel teineteisega kohaneda. Uus olukord võib tekkida abiellumisel või ka vanaduses, kui korraga oleme sunnitud kellegagi hooldekodutuba jagama. Kuid samasugune olukord võib tekkida ka siis, kui Jumal meie ellu tuleb ja seda väga ootamatul viisil. Ja ütleb, et ma tahan sinuga eluaset jagada. Jeesus kirjeldab seda olukorda Johannese evangeeliumi 14. peatükis 23. kuni 29. salmini järgmiselt. Jeesus vastas talle: kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga lohutaja Püha Vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Te kuulsite, et ma ütlesin teile, ma lähen ära ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen isa juurde, sest isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. See on Jumala sõna ja Püha evangeelium. Kuuldud sõnumi ütles Jeesus enne oma surma oma õpilastega hüvast jättes. See oli tookord julgustav sõnum ja on seda tänini. Jeesus vastab siin küsimusele, miks ta teeb oma eluaseme just jüngrite juurde ja kuidas ta seda teeb. Ja vastus on lihtne. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Mõelgem selle üle. Jumal, isa ja poeg tahavad tulla ja elada koos meiega, meie keskel. See on väga suur väljakutse. See tähendab, et Jumal otsib meie juures, nagu ütelda, majutust. Ta tahab meiega ühes korteris elada, jagada eluaset. Ja siis tekib küsimus, et aga millise koha me talle oma elus anname? Kas me oleme selleks üldse valmis? Toimuv on võrreldav tõesti olukorra, kus me oleme harjunud üksi elama, kuid siis peame korraga oma elu hakkama kellegi teisega jagama. Aga see tähendab muidugi üksteise kuulamist ja üksteisega kohanemist. Samamoodi tuleb meil oma elus kohaneda ka Jumala ligioluga. Tema ligiolu ei ole lihtsalt abstraktne idee. See on reaalsus, mis hakkab kujundama meie argielu. Seda enam, et Jumal on otsustanud oma elu meiega jagada. Ja jagada nii, et ükski eluvaldkond ei jääks sellest välja. Olgu selleks siis töö või vaba aeg, perekond või üksindus, rõõm või kurbus, ta on kõikjal ja kõiges. Ta ütleb, ma olen siin, ma tahan sind toetada, sa võid minu ligiolule igal ajal loota. Isegi kui peaksime oma maist elukohta vahetama, võime kindlad olla, et Jeesus
ja Isa tulevad ja asuvad elama meie juurde, meie kodusse, meie tegevuste keskele, meie südamesse. Selle tõotuse ainus tingimus on Jeesuse armastamine ja tema sõna pidamine. Armastus Jeesuse vastu annab tema sõnade pidamisele konkreetse ja praktilise vormi. Need, kes Jeesust ei armasta, ei pea ka tema sõnu. Jeesus rõhutab, et sõna, mida ta räägib, ei ole tema enda, vaid see on Isa sõna, kes tema on saatnud. Ta teab, et pärast tema lahkumist seisavad ta õpilased silmitsi paljude küsimuste ja ebakindlate olukordadega. Nad leinavad, et pole võimalik kogeda Jeesust sellisel nähtaval vahetul viisil, nagu nad seda olid harjunud. Aga siin tuleb appi teine suur tõotus. Jeesus ütleb, aga lohutaja Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Püha Vaimu läbi jätkub Jeesuse lohutav kohalolu ja töö meie keskel ja selles maailmas. Püha Vaim õpetab meile kõike ja tuletab meelde kõik, mida Jeesus on öelnud. Meil ei ole vaja seejuures midagi karta, sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse mõistlikkuse vaimu. Ja lõpuks annab Jeesus imelise kingituse. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. See on Jumala rahu, mis on suurem kui meie mõistus. See rahu hoiab meie meeled ja mõtted Jeesuses Kristuses ning tema armastuse ja rahu sõnumis. See tõotus on antud, et meie süda ei ehmuks ega läheks haraks. Nagu nägime, pole kooselu Jumalaga sugugi raske, kui me teda armastame ja ta sõnu kuulame ja nende järgi elame. Kõik ülejäänu antakse meile Püha Vaimu läbi, kes peletab kartuse ja annab sügava rahu. Palvetagem. Issand, anna meile andeks, et me vahest pelgame koos sinuga läbi elu minna. Kuid me täname, et sa oled saatnud lohutava ja julgustava vaimu, kes meid õpetab koos sinuga elama. Issand, me täname armastuse eest, millega sa meid oled armastanud ja armastuse vaimu eest, mis meie südamesse tänagi sügava rahu toob. Juhi ja kanna meid eelolevatel päevadel. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.